Lapsepõlve peituse mäng lõpeb peaaegu 12-aastase mõrvaga. Kas te olete selle 12-aastase tüdrukuga? Jah, ta ütleb, et tal on hingamisraskused. Ta ütles, et teda pussitati mitu korda. Ja ta on teadvusel. Olge tema juures, me saadame politsei. Kui politseinikud tormavad leidma, kes jättis lapse metsa surema, võtab uurimine šokeeriva pöörde. Kahtlusalused on samuti lapsed ja nad on ohvri sõbrad või vähemalt ta arvas nii. Tal oli nuga oma kodust. Me küsisime tema emalt, kas me võime sellega õues mängida ja tema ema ütles, et muidugi. Kellen oli? Kes torpes teda esimesena? Ma arvan, et Anissa torpes teda esimesena ja siis jätkasin mina. Ja siis ta ütles umbes nii. Morgan vaata, et ta ei põgeneks. Ja siis ma olin nagu... Kuidas suutsid 2 eelteismelist tüdrukut korraldada nii häiriva kuriteo? Nende vastus, nad tegid seda, et end kellelegi või millelegi tõestada. Anissa ütles mulle, et me peame seda tegema. Miks? Sest ta ütles, et muidu tapaks ta meie pered. Ma tahtsin tõestust, et ta on olemas, sest on palju skeptikuid, kes ütlevad, et teda pole olemas. Selles episoodis uurime, kuidas lapsepõlve fantaasia põrkus kokku väga reaalse kuriteoga ja miks see juhtum ka üle 10 aasta hiljem endiselt pealkirjadesse jõuab. Helistan ühe oma elaniku pärast. Okei, mis on tema ees- ja perekonnanimi? Morgan Geiser. Mis on teie perekonnanimi? Okei, seega on see Sigmund Morgan. M-O-R-G-A-N. Sigmund, teie perekonnanimi. G-E-I-S-E-R. Tere tulemast saatesse Female Criminals. Mina olen Elisabeth Milner. Waukesha, Wisconsin. Just seal kohtume selle nädala naiskurjategijatega, Anissa Weieriga ja Morgan Geiseriga. Anissa sündis 10. novembril 2001. Morgan sündis 16. mail 2002. Need, kes tundsid Morgan Geiserit tema kasvamise ajal, kirjeldavad teda kui äärmiselt nutikat, kujutlusvõimelist ja omapärast tüdrukut. Aga algkoolis peetakse teda outsideriks. Tal ei ole palju sõpru. See muutub 4. klassis, kui üks tema klassikaaslane märkab teda üksi istumas. Tema klassikaaslase nimi on Peyton Lautner ja Peyton arvab, et keegi ei peaks üksi istuma. Nii et ta istub Morgani kõrvale ja tüdrukud saavad kohe hästi läbi. Nad odoinistasid, mängisid koos õues ja käisid üksteise juures ööbimas. Peyton peab Morganit oma parimaks sõbraks ja Morgan peab Peytonit oma ainsaks sõbraks. Aga kui tüdrukud jõuavad 6. klassi, siis astub pildile Anissa Weier. See oli umbes 6. klassis, kui Anissa kolis samasse korterikompleksi, kus elas Morgan Geiser. Nad nägid teineteist iga päev koolibussis ja neist said sõbrad. Anissa ja Morgani side oli pehmelt öeldes huvitav. Neid ei huvitanud tüdrukutelikud asjad nagu nukud või poistebändid. Selle asemel neid ühendasid õuduslood, mida nad internetist leidsid. Anissa ja Morgan hakkasid huvi tundma millegi vastu, mida nimetatakse creepypastaks. Õõvastavad creepypastad on sisuliselt linnalegendid või hirmutavad lood, mida internetis jagatakse ja kopeeritakse. Üks legend, mis Anissat ja Morganit eriti huvitab, on Slenderman. Slenderman on näotu välja mõeldud tegelane, kuid Morgan ja Anissa on temast nii haaratud, nagu oleks ta päriselt olemas. Peytonile seevastu see üldse ei meeldi. Tema arvates on need õudusjutud päris hirmutavad. Peyton hakkab samuti märkama, et Morgan on pärast uut sõprust Anissaga muutunud. Peyton arvab, et Anissa on julm ja võib-olla isegi kade tema sõpruse peale Morganiga. Siiski talub ta Anissat. Pea meeles, et tüdrukud käivad põhikoolis. Ma arvan, et iga tüdruk võib öelda, et ta on varemgi sellist sõpradevahelist draamat kogenud. Kuid Anissa ja Morgani sõprus oli teissugune. 2014 aasta maiks olid nad loonud midagi palju kurjakuulutavamat kui tavaline põhikooli draama. Ühise kinnisidee tõttu olid nad muutunud ohtlikuks. 30. mail 2014 tulid Morgan, Anissa ja Peyton kokku, et tähistada Morgani 12. sünnipäeva. Kõik algas üsna tavaliselt. Tüdrukud nautisid õhtud kohalikust rulluisusaalis. Nad võtsid külmutatud jogurtit. Seejärel veetsid tüdrukud ülejäänud öö Morgani juures, pidades pidžaamapidu. Kui tüdrukud järgmisel hommikul ärkavad, küsib Morgan emalt, kas tema ja tüdrukud võivad minna lähedal asuvasse parki. Tavaliselt ei tohi Morgan sinna ilma täiskasvanuta minna, kuid kuna see oli tema sünnipäevapidu ja Morgan oleks koos oma sõpradega, annab ema loa, et tüdrukud võivad ise minna. Morgan ja Anissa tahavad, et Peyton mängiks peitust. Nad kõnnivad sügavale Waukesha Davids Parki metsa. Nad ütlevad Peytonile, et ta lamaks maas ja kataks end lehtedega. Peyton arvab, et ta mängib mängu, kuid see, mis järgmisena juhtub, pole sugugi mäng. Hädaabi, mis on teie hädaolukorra aadress?
Mul on siin 12-aastane tüdruk. Tundub, et teda on bussitatud. Tundub, et mis? Bussitatud. Bussitatud. Te kuulete Greg Steinbergi häält. Ta on jalgrattur, kes sõitis Davids parkist mööda, kui märkas tüdrukut, kes roomas verisena metsast välja. Kas te olete selle 12-aastase tüdrukuga? Jah, ta ütleb, et tal on hingamisraskused. Ta ütles, et teda bussitati mitu korda. Bussitati mitu korda. Jah. Olgu härra, kas te olete praegu tema juures? Jah. Kas ta on ärkvel? Ta on ärkvel. Kas ta hingab? Jah, ta hingab. Ta ütleb, et saab ainult pinnapealselt hingata. Ta on teadvusel. Olgu, jääge tema juurde, me saadame politsei. Ärge katkestage kõnet, eks? Oodake hetk, ärge katkestage kõnet. Olgu, oodake hetk, härra. Me saadame politseinikud. Kas ründaja on läheduses? Ma ei vaadanudki, ma ei näe kedagi. Ohvri nime ei ole kohtudokumentides avalikustatud, kuid me teame, kes ta on. 12-aastane Peyton Lautner. Me tegime seda sulle. Miks sa ei taha rääkida? Olgu, kui sa ütlesid, et ära räägi, siis ära räägi. Säästa oma jõudu. Hädabikõne lõpeb kohe, kui politsei saabub. Peyton viiakse kiiresti haiglasse. Arstid avastavad peagi tema vigastuste täieliku ulatuse. Teda oli bussitatud 19 korda. Ta oli peaaegu suremas, kuid kõigi ootuste vastaselt jääb ta ellu. Kui arstid ravivad, Peytonit otsib politsei vastuseid. Pea meeles, Peyton ei läinud metsa üksi. Ta ütleb politseile, et oli koos oma 2 väidetava sõbraga Anissa Weieri ja Morgan Kaiseriga. Kus nad siis on? 5 tundi pärast rünnakut leiavad Waukesha politseinikud tüdrukud mööblipoe lähedalt Interstate 94 äärest. Nad leiavad nende kaasas olnud kotist veel midagi, verise noa. Morgan ja Anissa viiakse mõlemad politseijaoskonda. Nad paigutatakse eraldi ülekuulamisruumidesse, teineteisest eemale. Mõlema ülekuulamise vältel nimetavad Morgan ja Anissa Peytoni Bellaks, hüüdnimeks, mida ta varem kasutas. Detektiivid peavad aru saama, mis metsas juhtus. Morganil on kõhedust tekitav vastus. See oli midagi, mida nad olid kuid juba planeerinud. Me olime selle väga-väga hästi läbi planeerinud. Nii et me läksime tualetti ja siis me laulsime laule. Ja siis ta tegi ettepaneku, et läheksime jalutama. Olgu. Ja siis ta kukkus Bella peale. Ja ta hoidis teda põrandal. Kust te selle noa sõite? Minu köögist. Tema köögid? Anissa köögist. Kes siis lahkus majast nooga? Ma arvan, et Anissa lahkus noaga. See oli kotis. Anissa pakkis koti. Me mõlemad pakkisime koti. Me teadsime sellest juba detsembrist saadik. Ühel päeval ta lihtsalt ütles mulle, et me peame seda tegema. Mida sa mõtled sellega, et ta ütles, et te pidite seda tegema? Ma mõtlen, et ta ütles meile, et me peame ta tapma. Kes ütles? Anissa. Kui ta ütleb meie, siis mida ta mõtleb meie all? Kes on meie? Need 2. Sa mõtled teid 2 või kedagi teist? Seda teist ei ole. Te olete seda juba mõnda aega mänginud? Ma avastasin selle alles hiljuti. Ta oli mu parim sõbranna alates 4. klassist. Kes oli? Peyton. Mis sa siis valisid, Peyton? Ma ei valinud. Kes ta siis valis? Kes iganes see oli, kellest Anissa rääkis. Ta pani selle tunduma vajalikuna. Ja ma näen, et siin arvati, et ka mina olin vajalik. Ja inimene, kes rääkis Anissaga, ütles neile, mida sellega teha? Jaa. See oli pigem sõnum. Ma ei tea, ta ei läinud väga süvitsi. Mida te veel olete teinud selleks valmistumiseks? Lihtsalt rääkinud sellest. E2. Kas keegi teine on sellest teadnud? Ei. Kuidas sa siis selle teadmist olite, mida te rükkasite? Temaga teha, kui sa teda bussitasid? Tapanta. Ma võin teile sama hästi välja öelda. Me üritasime teda tappa.
ma ei tea, miks oli vaja, et see oleks just tema, aga see tundus väga vajalik. See annab mulle restorani. Võib-olla usub Morgan, et kuna ta on 12-aastane, ei saa teda arreteerida. Detektiiv küsis Morganilt, kuidas tema ja Anissa veensid Peytoni metsa minema. Morgan tunnistab, et ta pettis üht vähestest inimestest, keda ta tegelikult sõbraks sai nimetada. Viimane asi, mida ta mulle ütles, oli, ma usaldasin sind. Ja siis? Ta ütles, ma viskan sind. Ja siis me valetasime talle. Anissa ütles, et ta läheb abi kutsuma. Ma ei olnud valetamisega seotud. See oli pikk Anissa. Ta ütles, et me läheme abi kutsuma. Kuidas teda sinna alla meelitada suutsid? Me ütlesime, et läheme linnuvaatlust tegema. Inimesed, kes sind usaldavad, muutuvad täna terveusklikuks. Ja see oli kuidagi kurb. Mitte solvav või midagi sellist? Noh, mitte kurb, aga seda oli kurb teha. Nii et te ütlesite talle, et lähete linnuvaatlust tegema ja mis siis edasi juhtus? Ja siis ütlesime, et hakkame mängima salaplaadi ja siis Anissa ründas teda. Ja see juhtus väga kiiresti. Ma üritan seda kogu aeg unustada. Kes oli esimene, kes teda pussitas? Ma arvan, et Anissa pussitas teda esimesena ja siis jätkasin mina ja siis ta ütles Morgan veendu, et ta ei põgeneks. Ja siis ma olin nagu... Et sa arvad, et Anissa oli esimene? Ma ütlesin kindel. Jaa. Tegelikult mitte, see on kuidagi segane. Teine asi oli see, et ma pidin terve päeva karjeid endast eemale tõrjuma. Kogu Morgani politsei kuulamise jooksul mainita ühte meest. Aga kes ütleks 12-aastasele tüdrukule, et nad peaksid teist pussitama? No, just Anissa paljastab. Kes see mees on? On olemas selline veebileht nagu Creepypasta Wiki. Olgu. See on täis õudusjutte, mis on mõeldud sind hirmutama lugude jutustamise ja muu sellise kaudu. Olgu. Ja üks neist on nimega Slenderman. See on nagu tõesti Slenderman. See on Slenderman? Slenderman. 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 Olgu. Jaa. Meil olid need käsilased või Shermanid, nagu inimesed neid kutsusid. Tihen. Ja Morgan ütles, hei Anissa, me peaksime olema proksid. Ja mina olin nagu, olgu, kuidas me seda teeksime? Ja see oli umbes detsembri lõpus, jaanuari alguses. Olgu. Mis asi on proksi? Proksi on nagu Sherman või nagu... See on nende tõlgendus. Nad on tapjad proksidega. Proksid on tapjate prinsid. Ja tapjad on kas üksi või neil on proksid. Nüüd me teame, et Slenderman on internetis loodud väljamõeldud tegelane. Aga Anissa ja Morgan ei näinud seda nii. Nad uskusid, et ta on päris ja kartsid, mis võib juhtuda, kui nad talle ei allu. Olgu, nii et detsembris või jaanuaris ütles Morgan sulle umbes nii. Kuule, me peaksime olema proksid, ma arvan. Milles? Nagu? Mõtlesin, okei, kuidas me seda teeksime? Ja ta ütles, me peame Bella tapma. Okei. Ja kas sa tead, miks ta seda ütles? Nagu miks ta seda ütles? Sest me pidime väidetavast Slenderile tõestama, et oleme seda väärt. Nii et päev pärast seda, kui kõik Bellaga juhtus, kui te kõndisite, arvasite, et nägite Slenderit, seda isikut, keda te jälgisite? Ja korra pärast seda, kui Morgan ta noaga lõi. Olgu. Ta arvas, et võib-olla sa tulistaksid Slenderit. Olgu. Olgu, kas sa arvasid, et te tappisite Morgani? Või ma mõtlen Peyton, Bella? Jah. Mul oli täielik närvivapustus ja ma süüdistasin Morganit kõiges. Ma ütlesin, et sa pussitasid teda, kui sa tahtsid seda teha. Vaata, olgu, mida me teeme, Morgan tegi siis. Morgan ei ole inimene, kes saba tihti lutaks. Ja siis lõpuks ta lihtsalt lasi lahti ja hakkas nutma.
ja siis ma lihtsalt läksin ventileerima, sest ma olin hirmul. Ma kartsin esiteks enda pärast ja teiseks oma pere pärast. Sest pärast seda, kui me jätsime Peitoni metsa soise ala lähedale, see oli see, mida ta tegi, ta ütles. Ja oli üks asi, mida ma unustasin sulle öelda. Ma justkui tegin Slenderiga kokkuleppe, et kui ma seda ei tee, kui me ei tapaks Stellat, siis tema tapaks või võiks tappa meie pered ja kõik, mis meile kallis on. Ja ma ei taha, et see juhtuks, seetõttu ma seda tegingi. Ja siis ma hakkasin tõesti kartma ning hakkasin kiiresti kõndima, püüdes sealt ära pääseda. Ma hakkasin isegi endamisi laulma, et kuidagi rahustada. Kui Morgan ütles sulle, et kui me seda Slenderi pärast ei tee, siis meie pered või meie lähedased tapetakse. Kas sa tõesti uskusid seda? Nojah, sest tema võib olla ükskõik kui pikk, 6 jalast kuni 14 jalani. Ta on, nagu ma ütlesin, pikk mees, kes kannab kogu aeg ülikonda ja punast kirtsu. Tal ei ole nägu, tema nahk on valge ja oma tahtel suudab ta oma heiast täie sirutada kombitsaid ning kägistab nende abil oma ohvreid, nagu kõikides creepypasta lugudes öeldakse, et ta siib peamisest lapsi. Okei. Ma olin tõesti hirmul, teades, et Slenderman võiks, tead küll, süüa su kogu pere ära 30 sekundiga. Kas sa kunagi rääkisid bussis või sünnipäevapeol Bellat tappisest? Mitte eriti tihti. Me rääkisime sellest vahel, aga rääkisime sosinal. Ja miks te sosistasite, kui sellest rääkisite? Et keegi teine ei kuuleks. Tõsi, buss on tõesti väga lärmakas, aga inimesed kuulavad pealt. Kui keegi oleks seda kuulnud, siis mille pärast sa muretsesid? Et me oleksime selle eest kogu ülejäänud elu vanglas. Anissa ja Morgani jaoks on fantaasia läbi. Nüüd tuleb osa, millest nad ei saa põgeneda. Tagajärjed. Laupäeval 31. mail 2014 umbes kell 9.50 hommikul. Waukesha politseiosakond sai murelikult kodanikult teate, et 12-aastast tüdrukut oli Waukesha linnas Big Ben Roadi piirkonnas bussitatud. Kõik kahtlusalused olid väljamõeldud tegelasest luumatud, kes sageli postitas veebisaidile, mis koondab lühijutte surmast ja õudusest. Meie uurimise põhjal usutakse, et kahtlusalused olid ohvri tapmist mitu kuud ette planeerinud. 3 tüdrukut veetsid ühe kahtlusaluse kodus laupäeva õhtul 30. mail. Hommikul läksid kahtlusalused David Sparki ja meelitasid ohvri mängu ettekäändel metsa Big Beni tee lähedal, Rivera Drive'ist lõuna pool. Kui nad sinna jõudsid, hoidis üks kahtlusalune ohvrit kinni. Samal ajal kui teine kahtlusalune pussitas teda 19 korda kätesse, jalgadesse ja torsosse. Paljud pussitamishaavad tabasid elutähtsaid organeid, kuid uskumatul kombel ja õnneks jäi ohver sellest jõhkrast rünnakust ellu. Selle juhtumi üksikasjad jätavad kõik täielik uskumatust. Uurijad jõudsid lõpuks järeldusele, et Morgan pussitas Peitonit mitu korda, samal ajal kui Anissa pidi jooksma. Kuidas said 2 põhikooli tüdrukut toime panna nii šokeeriva kuriteo? Waukesha politsei ülemal on hoiatus, mida iga lapsevanem peab kuulma. Internet on muutnud meie eluviisi. See on täis teavet ja imelisi lehekülgi, mis õpetavad ja pakuvad meelelahutust. Internet võib olla täis ka tumedaid ja kurri asju. See on andnud võimaluse potentsiaalsetele laste ahistajatele jõuda meie lasteni nagu kunagi varem. Laste järelevalveta ja piiranguteta interneti kasutus on kasvav ja muret tekitav probleem. See peaks olema äratuskõne vanematele. Anissa Wire ja Morgan Kaiser on mõlemad süüdistatud esimese astme tapmiskatses. Ringkonnaprokurör teatab, et juhtum ei toimu alaealiste kohtus. Tüdrukute üle mõistetakse kohut täiskasvanutena. Juhtum tõmbab seejärel rahvusvahelist tähelepanu. Kui Anissa ja Morgan istuvad trellide taga, seisab Peiton silmitsi teistsuguse võitlusega, taastumisega. Ta vabastatakse haiglast nädal pärast seda, kui ta oli peaaegu tapetud.
kuigi tema füüsilised haavad paranevad lõpuks, võtab vaimne taastumine palju kauem aega. Meeles, et Peyton pidas Morganit oma sõbraks ning nüüd süüdistatakse Morganit ja tema sõpra Anissat selles, et nad pussitasid teda ja jätsid ta metsa surema. Ta naaseb sügisel vaprad kooli, kuid aastaid elab Peyton trauma ja hirmuga. Hiljem tunnistas ta ühes intervjuus, et magas katkiste kääridega padja all selle tõttu, mida Morgan ja Anissa talle tegid. Aastatel 2014 kuni 2017 läbisid Morgani ja Anissa juhtumid kohtumenetluse. Aastate jooksul hoitakse neid turvalises noorte kinnipidamiskeskuses, kuid nad veedavad mõningaid perioode ka osariigi haiglates. Tellitakse mitu kohtukõlblikkuse hindamist, et teha kindlaks, kas tüdrukud on üldse võimelised kohtu ette astuma. 2017 aastaks liigub ühe neist juhtum edasi. Anissa Weir tunnistab end süüdi talle esitatud süüdistuses, aga ühe olulise erinevusega. Ta tunnistab end süüdi teise astme tahtliku tapmiskatse eest, kuid ei ole kriminaalselt vastutav vaimuhaiguse või puude tõttu. 2017 aasta augustis toimunud süü tunnistamise istungil ütleb teismeliseks saanud Anissa kohtunikule: "Ma usun, et kui ma poleks seda teinud, oleks Slenderman tulnud ja rünnanud ning tapnud mind, mu sõpru ja mu perekonda." Kohus võtab tema süü tunnistamise vastu, kuid tema juhtum läheb siiski vandekohtu ette, mida peetakse kohtuprotsessi teiseks faasiks. Selles faasis otsustab vandekohus, kas Anissa saadetakse vanglasse või riikliku vaimse terviseasutusse. Avakõned toimuvad järgmisel kuul. Osariigi seisukohast peaks Anissa olema vanglas. Waukesha maakonna abiprokurör Kevin Osborne väidab, et vaimne haigus ei tohiks olla Anissale vabapääs vanglakaristusest. On olemas igasuguseid vaimseid haigusi või häireid. Ma julgen öelda, et enamikul inimestest on need olemas. Aga kui me ütleksime, et kõik vaimsed haigused või häired vabastavad kriminaalvastutusest, oleksid vanglad tühjad, sest põhimõtteliselt on kõigil midagi sellist. Ma kardan kõrgust. Kas see on vaimne haigus? Jah. Kas see õigustaks mind tegema selliseid asju, nagu Kostja selles asjas tegi? Kindlasti mitte. Te kuulete tõendeid, et nad planeerisid seda mitu kuud järjest. Sellel ei ole tegelikult seda vahetut kiireloomulisust, nagu mina mõistan sõna vahetu. Teiseks, te kuulete, et sel päeval, kui see juhtus, päeval, mil nad otsustasid selle teoks teha pärast bussis ja nende kuude jooksul planeerimist, ärkab Anissa üles. 3 tüdrukut magavad samas toas. Algne plaan oli keset ööd üles tõusta. Tapma Peytoni ja lahkuma. Ja Anissa ärkab kell 1:30. Proovib Morgani üles säratada, aga Morgan ütleb, et ei, see on liiga vara. Me ei tee seda praegu. Kui nad tõesti päriselt kartsid, et neile või nende peredele võib kohe oht tulla välja mõeldud tegelase poolt, kes näeb ja teab kõike, siis kas nad ei mõtleks, issand, kui me nüüd kohe ei tõuse ja seda ei tee, siis Slenderman saab vihaseks. See ei juhtunud nii, nad ei tee seda, nad lähevad tagasi magama. Morganil on nuga. Peameeles, me peaksime uskuma, et Morgan on siin see domineeriv tegelane, kes viib Anissat valesse suunda. Ja ometi on see metsas. Morganil on nüga. Mida Anissa teeb? Morgan hoiab end tagasi, ta ootab ja ta ütles, mine hulluks, anna minna, see on Anissa. Mitte Morgan, vaid Anissa, kes algatab viimase teo. Morgan on see, kes pussitab, ma ei eita seda, aga see toimub Anissa käsul. Süüdistus väidab, et Anissa osales selles jõhkras pussitamises mitte selleks, et rahuldada Slendermani, vaid Morgan Kaiserit. No miks ta siis seda tegi? Ja ma arvan, et vastus peitub osaliselt härra Smithi avakõnes. Tal ei ole ühtegi sõpra. Ta on üksik. Ta on masenduses ja järsku on Morgan tema sõber ja Morgan tahab seda teha. Nii et mida peab tegema? Ta läheb kaasa, sest tahab säilitada oma ainsa sõpruse. Mitte sellepärast, et ta kardab, vaid sellepärast, et ta on üksik ja tahab midagi. Ta tahab sõprust Morganiga ja ei taha, et see lõppeks. Ta ei taha olukorda, kus Morgan ütleb, kui sa mind ei aita, siis ma ei taha enam su sõber olla. Sest see on kõik, mis tal on. Ja ta tahab olla Slendermani käsilane, mis on midagi muud kui hirm, et Slenderman tapab su pere. Samal ajal ei eita Anissa kaitsja Joseph Smith tema rolli pussitamises. Selle asemel väidab ta, et Anissal olid diagnoosimata vaimse tervise probleemid ja luulud. Nad 2 uskusid, et ainus viis, kuidas nad saavad ära hoida,
Seda oli saada Slendermani käsilasteks. Aga selleks, et tõestada Slendermanile, et nad on väärt tema käsilasteks saama, pidid nad tapma kellegi, kes oli neile lähedane. Pärast seda pidid nad jätma maha oma perekonnad, keda nad mõlemad armastasid ja hindasid ning riskima oma saatusega Slendermani kätes. Kuidas Anissa sellesse uskuma hakkas? Anissa ja Morgan avastasid Slendermani internetist 2013. aasta novembris. Nad mõlemad olid sellel 11-aastased. Creepypasta Wikist sai teada, et Slenderman on üks paljudest tegelastest, kes jahivad peamiselt lapsi. Koos Slendermaniga on seal ka Jeff the Killer ja Salgo, kui nimetada vaid mõnda. Kui nad uurisid Wiki lehte, avastasid nad tõendeid, et Jeff the Killer oli päriselt olemas. Üks selle Creepypasta Wikisaidi tõmbenumbreid on looja soov muuta Slendermani ja tegelaste nagu Jeff the Killer nägemiste kirjeldused ehtsana näivaks. Seal on ärakirjad politsei ülekuulamistest inimestega, kes on näinud Slendermani. Siin on ärakirjad psühhiaatrite intervjuudest inimestega, kes on näinud Slendermani. Mikis leidsid Anissa ja Morgan videolindistatud tunnistusi vanematelt, siira välimusega täiskasvanutelt, kes jutustasid oma kohtumistest Slendermaniga päris maailmas. Anissa ja Morgan leidsid ajalehe väljalõigetest artikleid, mis kinnitasid, et Jeff the Killer eksisteeris. Nii et nad teadsid, et Slenderman eksisteeris ja nad teadsid, et ta oli lähedal. Nii et enda ja oma perede kaitsmiseks pidid nad tegutsema. Dr. Michael Caldwell, lastepsühholoogia ekspert. Temaga võtsime kohe ühendust, sest tahtsime kohe alguses teada saada kellegi käest, kes oli kohe pärast juhtunud kohal, mis selle põhjustas. Ta kohtus temaga mitu korda alates 2014 aasta juulist, nii et see oli varsti pärast juhtunud. Ta diagnoosis talle skisotüüpse isiksushäire. Ma tean, et sa pole ilmselt seda terminit varem kuulnud, aga see on vaimne häire, mis kuulub skisofreenia spektrisse. Ma tean, et paljud inimesed on tuttavad autismi spektriga. Inimesel võivad olla erineval määral autismi tunnused. Sarnaselt autismi spektrile on ka skisofreenial spekter ning arstid selvitavad seda teile. Aga see, mida see Anissa jaoks tähendas, on see, et tal on kalduvus kergemini omaks võtta ebareaalseid või luululisi uskumusi. Morganil diagnoositi samuti skisofreenia. Kuus sattusid Anissa ja Morgan mõlema jagatud luululise käsu ja kontrolli alla. Jagatud luululine häire tähendab tugevat kinnipidamist ebareaalsetest mõtetest või uskumustest kahe inimese poolt, kes on omavahel lähedases suhtes. Esmane ja teisene isik alluvad luululiste uskumuste vahetusele just selle väga lähedase suhte tõttu. Nii et Anissa ja Morgan, 2 11-aastast tüdrukut, leidsid teineteist. Ning varsti pärast seda kaotas Anissa reaalsustaju ja langes selle luulu ohvriks. Selle kohtuprotsessi etapi jooksul lasub tõendamiskohustus kaitsel. Nad alustavad oma kaitse esitamist, kutsudes tunnistajaks inimese, kes tunneb Anissat kõige paremini, tema isa, William Weyeri. Kui ta käis Prairie põhikoolis, Prairie algkoolis, kas tuli ette aeg, mil kodus tekkisid raskused? Jah. Anissa ema ja mina oleme lahutatud. Me olime lahutuse protsessis ajal, kui Anissa käis Prairie algkoolis. Anissa isa tunnistab, et pärast lahutust märkas ta tema käitumises muutusi. Ta muutus vaiksemaks ja tõmbus endasse. Aga ta ütleb, et ei näinud neid muutusi märgina sellest, mis tulemas oli. Isegi siis, kui Anissa alustas sõprust Morganiga. Minu esimene kogemus Morganiga oli see, kui viisin Anissa bussipeatusesse ja nägin, kuidas Morgan tuli mäest alla bussipeatusesse. Mida sa Morgani juures tähele panid?
minu esmamulje Morganist oli, et ta oli uudishimulik. Ta tuli ühel päeval bussipeatusse maskiga, mis tundus olevat ühe teismelise mutant ninja kilpkonna Halloweeni mask. Ühel korral tuli ta bussipeatusse kandes Star Treki vulkaanlase kõrvu. Jah. See tundus ebatavaline. Noh, ma mõtlen, 12-aastase kohta tundus lihtsalt, et ta lollitab. Aga ma küsisin Anissalt, et mis siin toimub. Ta ütles, et see on lihtsalt Morgan. Kas teil oli kunagi tekkinud kahtlus, et teie tütar võiks vajada mingisugust vaimse tervise abi? Minu arvates mitte, ei. Kas oli kunagi hetki, kus ta ütles, et ta näeb või kogeb midagi, mida teised inimesed ei näe ega koge? Kui Anissa oli umbes 10-aastane, oli üks juhtum. Ta oli õhtul magama läinud. Varsti pärast seda hüüdis ta oma ema ja minu järele. Tead, ta nägi midagi oma kapis, mis teda vaatas. Noh, tead küll, 10-aastase lapse jaoks on kapis koletis. Me panime tuled põlema. Me avasime kapi, seal polnud midagi. Küsisime temalt, mida ta nägi. Ta väidab, et nägi paari punaseid silmi, mis vaatasid teda tema kapist. Et teda rahustada, mõtlesime selle üle. Tema magamistoa aken oli suunatud East Avenue poole. Tal oli väga erksad roosad kardinad magamistoas akna ees. Nii et ma küsisin temalt, kas sa arvad, et on üldse võimalik, et äkki olid need kellegi auto esituled, mis paistsid läbi roosade kardinate ja see oligi see, mida ta oma kapis nägi. Ta ütles jah ja sinna see jäigi. Ta läks sel õhtul magama ilma edasiste probleemideta. Žürii kuuleb ka Anissa endise klassikaaslase ütlusi, keda tuntakse ainult initsiaalide KN järgi. Aga kas KN tunnistus aitas kaitset või prokuratuuri? Ja kas sa mäletad, et oleksid kunagi Anissaga käsilastest rääkinud? Jaa. Kas sa mäletad, et oleksid kunagi Anissaga rääkinud sellest, et ta tahab proksiks saada? Jaa, minu mäletamist mööda oli see ainult üks kord. Kas sa tead, kas see oli enne 2014. aasta 31. maid? Jaa. Olgu, ja kas sa mäletad, mida Anissa ütles proksiks saamise kohta? Ta ütles midagi umbes nii. Ma leidsin viisi, kuidas proksiks saada. Sa pead ühe oma sõbra tapma. Ja kui ma talle otsa vaatasin, umbes, et millest sa räägid, siis ta ütles, ära muretse, see pole sina. Anissa rääkis sulle ainult ühe korra, kuidas proksiks saada. Kas see on õige? Jaa. Ja milline oli sinu reaktsioon, kui ta sulle seda ütles? Ma olin natuke segaduses, aga ma ei arvanud, et ta tegelikult seda teeb, sest ta ei tundunud selline inimene. Aga mida ütlevad selle kohta eksperdid? Kuulame kohtupsühholoog dr. Michael Caldwelli arvamust. Esiteks. Ma usun, et tema toimimine tol päeval oli selline, et ta usuks Slendermanisse. Ta uskus, et tema ja Morgan Kaiseril oli eriline arusaam sellest, et Slenderman oli päriselt olemas. Ja kellelgi teisel ei paistnud olevat seda arusaama. Ja teine komponent luuluhäire puhul on see, et inimene tunneb sundi, et teda sunnitakse tegutsema vastavalt luulule. See teebki sellest häire. Kui inimesel on luul ja ta lihtsalt istub kodus, mängib videomänge või teeb midagi muud ega tegutse selle põhjal, siis on see küll luul, aga mitte luuluhäire. Nii et luuluhäirega inimestel on sundiv vajadus kas päästa maailm või päästa oma perekond või midagi sellist ja nad ei suuda sellest lahti lasta. Ja siin on kaks osa. Üks on see, kas ta täielikult mõistis oma käitumise valesust. Ma arvan, et ta mõistis, et see käitumine oleks kriminaalne, et neid võidakse arreteerida. Aga uskudes, et see oli kuri jõud, mida keegi teine peale tema enda ja Morgan Kaiseri ei suutnud mõista, pani see talle moraalse kohustuse. Proovida paitsta ennast ja oma perekonda selle eest, selle kohutava asja eest. Ja tema meelest, ma arvan, tegutses ta altruismi ajendil, et ta päästis kedagi. Ning see oli väga keeruline moraalne valik. Nii et selles mõttes ma ei usu, et ta täielikult mõistis teo valesust, kuigi ta sai aru selle käitumise ebaseaduslikkusest. Ma ei usu, et tal oli täielikult säilinud võime mõista selle käitumise valesust.
teiseks, kui sa ei mõista täielikult, kui sa ei saa täpselt aru sellest, mida sa teed, siis sa ei mõista kõiki tagajärgi ja kõike sellega seonduvat. Kui sul pole selleks võimet vaimse häire tõttu, siis sul ei ole täielikku võimet järgida seaduse nõudeid. Siin sunnitakse tegema midagi, mis on ebaseaduslik, aga sul ei ole täielikku võimet oma tegusid kontrollida, sest sa ei mõista tegelikult, mis on sinu tegevuse olemus. Pärast mitmepäevast tunnistuste andmist saab kumbki pool veel ühe viimase võimaluse esitada oma seisukohad vandekohtul. Kui kogu see asi kokku võtta, siis on see väga lihtne. See taandub järgmisele. Kas ta pidi seda tegema või ta tahtis seda teha? Kui ta leiab, et ta pidi seda tegema, kui ta tõesti uskus, et Slenderman tapab tema või tema pere, siis võib-olla ta ei suutnud seaduse nõudeid täita. Aga see polnud midagi, mida ta pidi tegema. See ei olnud olukord, kus tuli tappa või ise surra. Naljakas selle asja juures oli see. Ma ei saanud kohe aru, et ma olen ohus, enne kui Morgan pussitas Peytonit. Seda ta ütles detektiiv Trussonile. See on tõde. See ei olnud tapmine või tapetud saamine. See oli soov. Ja kuna see oli tahtmine, sai ta täita seaduse nõudeid. See oli valik. Selles juhtumis on ainus tõend see, et Anissa Viir vastab kriteeriumitele, et teda tunnistataks vaimuhaiguse või vaimse puudulikkuse tõttu kriminaalvastutusest vabastatuks. 3 arsti on tal diagnoosinud vaimuhaiguse või vaimse puudulikkuse, nimelt luululise häire. Nad selgitasid, et see luul oli nii tugev, et see takistas Anissa Viiril oma käitumist seaduse nõuetega kooskõlla viia. Dr. Coldwell, kes nägi teda vähem kui 2 kuud pärast kuritegu, uskus samuti, et kuigi ta teadis, et see oli ebaseaduslik, ei mõistnud ta suuremas plaanis selle teo valesust. Arstid jõudsid nendele järeldustele pärast kogu teabe, sealhulgas kõigi salvestatud ütluste läbivaatamist. Ja nagu ma juba ütlesin, võib-olla kõige olulisemana, vaatasid nad ka seda, mis nende laste pähe jõudis, kui nad tutvusid Slendermani, creepypasta ja eluga Slendermansionis. Nädalai metsas, kuhu nad kõndisid, et nad teadsid, mida mõlemad tüdrukud ütlesid. Nad teadsid seda politsei aruandest. Vendekotol on ees suur ülesanne ja nad ei jõua kiire otsuseni. Nad arutavad 11 tundi enne, kui naasevad oma otsusega. Koos lööb otsuse ette. Meie, vandekoos, otsustame järgmist. Küsimus 1. Kas kuriteo toimepanemise ajal oli süüdistataval vaimuhaigus või puue? Vastus on jah. 10 poolt, 2 vastu. Kohus, ma kinnitan otsuse vastavalt kohtuotsusele. Selle põhjal ma leian, et Anissa Viir tunnistati süüdimatuks vaimuhaiguse või puude tõttu talle esitatud süüdistustes. Teise astme tahtliku tapmise katse, kuriteos osalemine ohtliku relva kasutamisega. Nüüd 16-aastane väldib vanglat. Kui Anissa ootab karistuse määramist, liigub Morgani juhtum edasi. Ta otsustab loobuda vandekohtust ja võtab vastu prokuröride pakutud kokkuleppe, mis võimaldab tal samuti vanglast pääseda. Täpselt nagu Anissa kannab ka Morgan oma karistust osariigi vaimse terviseasutuses. Morgani karistuse määramine on kavandatud 2018. aasta algusesse. 2017. aasta detsembris toimub Anissa Viiri karistuse määramine. Me pole temast midagi kuulnud pärast tema politsei ülekuulamist 3 aastat varem. Nüüd kuuleme temast taas. Kas tal on üldse kahju? Ma tahan, et kõik selles osalenud teaksid, et ma võtan selle eest vastutuse. Ja et ma teen kõik, mis vaja, et olla kindel, et ma ei satu enam mingisse pettekujutlusse või midagi sellist. Ja ma tahan, et kõik osalised teaksid, et ma kahetsen sügavalt kõike, mis sel päeval juhtus. Ja et mitte miski, ma tean, et mitte miski, mida ma ütlen, ei tee seda õigeks, teie au. Ja mitte miski, mida ma ütlen, ei paranda seda, mille ma rikkusin. Ma lihtsalt loodan, et võttes endale mingil määral vastutuse ja tehes end vastutavaks selle eest, milles ma tol päeval osalesin, et ma suudan olla vastutustundlik ja hoolitseda selle eest, et see enam kunagi ei korduks.
Ma ei lase sellel enam kunagi juhtuda. Ma teen kõik, mis vaja, et veenduda, et see ei juhtuks. Ma teen kõik, mis vaja, et veenduda, et see ei juhtuks. Ja ma tean, et te olete seda varem kuulnud ja tõenäoliselt kuuled seda veel, aga see on tõsi. Ja mul on kahju. Peytoni ja tema pere ei osale Anissa karistuse määramisel, kuid nende kohalolekut on siiski tunda kohtusaalis, kui kohtunik loeb ette Peytoni ema kirjutatud kirja. Braley Lawler räägib sellest, miks nad täna siin on ja mis ajendas teda seda kirja kirjutama. Ja seal räägitakse, seal öeldakse selle põhjused. Morganile ja Anissale kokkuleppega nõustumise põhjustest. Esiteks, sest me usume, et see oli parim asi, mida teha, et tagada, et Peyton ei peaks tunnistama. Tema edasist traumeerimist ei tundunud olevat väärt. See on väga praktiline tulemus, aga see on kindlasti tõsi. Nii nagu sa kõnnid tänaval ja keegi vaatab su arme, oleks kogu selle loo uuesti läbirääkimine talle traumeeriv ning see oleks uus haav nii talle, tema perele kui ka kogukonnale. Ja teiseks, sest Peyton arvas, et vaimse terviseasutusse paigutamine oleks mõlema tüdruku jaoks parim lahendus. Kuigi Peyton usub, et vaimse terviseasutus on Morgani ja Nessa jaoks parim koht, kardab ta siiski oma turvalisuse pärast. Ta magab endiselt suletud ja lukustatud akendega ning turvariivid ees. Ta keeldub endiselt kardinaid avamast. See kiri on võimas meeldetuletus, et see juhtum ei puuduta Slendermani ega sellele järgnenud meediatormi. See puudutab seda, mis juhtus Peyton Lawneriga, 12-aastase tüdrukuga, kes peaaegu tapeti ilma põhjuseta. Kohtunik määrab Anissale järgmise 25 aasta jooksul ravi Winnebago vaimse tervise instituudis. Siis 2018. aasta veebruaris saab Morgan Kaiser teada oma karistuse. Ma olen veendunud, et on piisavalt tõendeid, et leida, et Braley Kaiser on oht ning et ta võib käituda ohtlikult. Ta kujutab endast märkimisväärset ohtu nii endale, teistele kui ka varale. Kõige turvalisem lähenemine. Parim viis tagada, et Braley Kaiseril oleks edu ja et avalikkus oleks kaitstud. On tagada, et tal oleks institutsionaalne hooldus. Kui ma kõik kokku võtan, tundub 40-aastane sundravi mõistlik ja õiglane, arvestades selle juhtumi ainulaadseid asjaolusid. Seega määran ma, et raviasutusse paigutamine kestab 40 aastat. See on pikk aeg ja kui ma mõtlen selle peale, 40 aastat 15-aastase jaoks, kui pikk aeg see on. Kuid see pole ainult Braley Kaiseri küsimus. Me keskendume mingil määral tema tänasele olukorrale, kuid see on kogukonna kaitsmise küsimus. See on küsimus selles, et tagada, et ei toimuks korduv kuritegevust. See on küsimus selles, et tagada, et Braley Kaiseril ei tekiks olukorda, kus ta satub kogukonda tagasi, asjad lähevad viltu ja ta tuleb jälle tagasi. Morgan saadetakse samuti Winnebago vaimse tervise instituuti ravile. Aastaid tundus, et selle loo peatükk on suletud. Järgmine kord jõudis see juhtum taas riikliku tähelepanu keskpunkti. 2019. aastal, kui Peyton andis oma esimese teleintervjuu ABC ajakirjanikule David Muirile. 2019. aastaks on Peyton nüüd 17-aastane. Ta kannab endiselt füüsilisi jälgi rünnakust, mis peaaegu tema elu võttis. Kuid ta ütleb ABC Newsile, et armid on osa temast ja tal pole midagi varjata. Peytonilt küsitakse, et kui tal oleks võimalus Morganile midagi öelda, siis mis see oleks? Ületuslikult ütleb ta, et ta ilmselt tänaks teda, sest see rünnak kujundas temast selle, kes ta täna on. Ta tundis, et tema kutsumus on nüüd teisi aidata. Ta avandab, et soovib teha karjääri meditsiinis ning selle otsuse mõjutasid arstid ja õed, kes päästsid tema elu. Kuid kui Peyton liigub oma eluga edasi, algab Anissa loos uus peatükk, kui ta taotleb vabastamist osariigi vaimse terviseasutusest. 2021. aasta 10. septembriks on Anissa 19-aastane. Pärast aastaid kestnud ravi seisab ta taas sama kohtuniku ees, kes oli talle aastaid tagasi määranud aastakümneteks karistuse osariigi vaimse terviseasutuses. Kuid seekord ei otsusta ta karistust. Aruanne soovitab, et Braley Weyer vabastataks vastavalt plaanile, mille järgi ta elab koos isaga tema kodus. Kohus on muidugi selle juhtumiga tuttav, kuna on olnud asjaga seotud. Olen lugenud tingimisi vabastamise aruannet ja tingimisi vabastamise plaani. Olen rahul nende täiendustega, mis me sellele tegime, eriti GPS-süsteemi käsitlemisega.
see on õiglane ja mõistlik. See tagab muidugi kogukonna kaitse. See tagab nii kogukonna kui ka ohvri kaitse. Samuti tagab see kaitse ka proua Veierile. On oluline, et me arvestaksime kõigi selle raportiga seotud isikutega. Olen rahul, et see on mõistlik. See pakub kogukonna seisukohalt head kaitset. Samuti on see hea rehabilitatsiooniplaan proua Veierile. Seega kiidan plaani heaks. Anissa Veer vabastatakse pärast 3,5 aasta möödumist Winnebago Vaimse Tervise Instituudist. Ta jääb osariigi juhtumikorraldajate järelevalve alla, kes jälgivad teda kuni ta 37-aastaseks saamiseni, mis on tema sundravi kestus. Järgmisel aastal näib, et Morgan soovib samuti võimalust tingimisi vabastamiseks. 2022 aasta juunis esitab Morgani advokaat tema esimese ametliku taotluse tingimisi vabastamiseks. Pole kahtlustki, et kohtunik vaatab Morgani juhtumit teisiti kui Anissa oma. See põhineb lihtsalt sellel, millist rolli kumbki tüdruk julmas rünnakus mängis. Peameeles. Uurijad tuvastasid, et Morgan pussitas Peytoni 19 korda. See võis olla ka Morgani advokaatide mõtetes, sest 2 kuud pärast tingimisi vabastamise taotluse esitamist otsustavad nad oma avalduse tagasi võtta. 2023 aasta mais esitab Morgan uuesti taotluse tingimisi vabastamiseks. 2 kuud hiljem kordub kõik taas. Morgani advokaat võtab nende avalduse tagasi. Anthony Karen, Morgani advokaat, ütleb, et Morgan teeb ravis märkimisväärseid edusamme ja peaks olema 2024 aastal vabastamiseks valmis. Aga kas tal on õigus? Morgan ilmub 2024 aasta 10. aprillil Waukesha maakonna kohtusse. Kohtunik Michael Boren kuulab 2 kohtu poolt määratud psühholoogi, dr. Deborah Collinsi ja dr. Brooke Lundbergi ütlusi. Nüüd, kui Morgan on oma 20. alguses, on paljud mõelnud, kas ravi on tegelikult aidanud. Aga kui see nii on, kui see rahuldatakse ja kui järgmiste kuude jooksul, ütleme 2 kuu jooksul, sa ei maini oma aruandes kuude arvu. Näiteks ütleme 2 kuud, 3 kuud, 4 kuud. Selle aja jooksul, kui Morgan jätkab samal rajal ja teeb edasi neid asju, mida sa siin kirjendad, siis sa ütleksid, et tal oleks sobiv kogukonnas elada, eks? Tuleb hetk, kui see on minu arvamus. Ma eeldan, et ta on, või usun, et ta on lähikuudel tingimisi vabastamiseks valmis. Okei. Kui palju see kuudes oleks, kui peaksite hinnangu andma? Kas see on 2 kuud? Ma ei tea. Oletame lihtsalt hüpoteetiliselt, et areng, mida oled Morgani puhul näinud, see positiivne trajektoor, mida oled näinud, jätkub täpselt nii, nagu oled seda näinud. Kas veel 2 kuud Winnebagos on piisav? Minu parim hinnang oleks 6-12 kuud. Ja et otse vastata küsimusele, mille kohtunik eile esitas ja millel on ka vihjatud, te ei usu, et proua Kaiser teesles sümptomeid, et vältida vastutust selle teo eest, eks? Õige. Samuti ei usu seda ka ülejäänud tema meditsiinimeeskond ja senised raviosutajad. Kas see on tõsi? Tõsi. Ja et üldine seisukoht on, et sel ajal esinesid psühhoosi sümptomid nii kaua, kui need kestsid. Kas see seisukoht on nüüd ka selline, et need sümptomid on arenenud nii kaugele, et neid pole pikema aja jooksul enam esinenud? Kui me vaatame väga konkreetselt neid konkreetseid luululisi ideid, mis aitasid kaasa sellele konkreetsele kuriteole, siis jah, see on täiesti tõsi, et näiteks Slendermaniga seotud uskumusi pole juba mitu aastat olnud. Kui me räägime sümptomitest laiemalt, siis muret tekitavaid asju on endiselt. Välja arvatud kaitse toetavad Morgani tingimisi vabastamist ainult 2 tunnistajat. Dr. Kenneth Robbins ja doktor Caleb Pope, mis on teie konkreetne arvamus Morgani ja tema tingimisi vabastamise taotluse kohta? Minu arvamus on, et praegu on sobiv aeg tema tingimisi vabastamiseks. Teie oma aruandes ütlesite, et praegu on ideaalne aeg tema vabastamiseks. Miks on just praegu ideaalne aeg? Sest Morgan on märkimisväärselt paranenud ja vajab asju, mida asutus enam pakkuda ei suuda. Ma arvan, et ta on Winnebagos viibimisest väga palju kasu saanud, mitmel erineval moel, aga ma arvan, et ta on jõudnud punkti, kus Winnebago ei saa teda enam edasi aidata. Praegu ei ole mingit viidet sellele, et ta oleks ohtlik. Ja need asjad, mida Morgan minu arvates vajab, abi sotsialiseerumisel, abi haridusega,
abi iseseisvaks saamisel on asjad, mida Winnebago ei suuda enam tõhusalt pakkuda. Olgu, nii et Winnebagos ei ole talle enam ravi pakkuda. Winnebagos ei ole talle enam ravi pakkuda. Nii et ravi on veel, lihtsalt ma arvan, et Winnebago miinuseks on suurem kui ükskõik milline kasu, mida ta võiks seal pakutavast ravist saada. Te olete teadlik, et mõlemad leiavad, et Morgan ei sobi praegu tingimuslikuks vabastamiseks. Ma kuulsin nende tunnistusi selles osas. Ja nad usuvad, et Morgan kujutab endiselt endast märkimisväärset füüsilise kahju ohtu nii endale kui ka teistele. Ma kuulsin nende tunnistusi selles osas. Kas te ei nõustu Zoega? Ma ütleksin, et ma nõustun tõenäoliselt rohkem Dr. Robinsi hinnanguga sellele olukorrale. Morgan ei ole juba mitu aastat olnud ohtlik. Ja ma tõesti arvan, et praeguses etapis on tema jaoks ülioluline teha üleminek kogukonda, et toetada tema edasist arengut. Te ei usu, et 6 kuu pärast oleks ta vähem valmis kogukonda minema, eks? Ei. Aga ma arvan küll, et see kriitiline arenguperiood hakkab lõppema, nagu Dr. Robins värkis. Pärast aastaid kestnud ravi ja psühhiaatrilisi hindamisi langetab otsuse Morgani tingimisi vabastamise kohta kohtunik. Kohus on selgete ja veenvate tõendite põhjal veendunud, et Preili Kaiser kujutab endast märkimisväärset ohtu, tekitada endale või teistele kehalist kahju või põhjustada tõsist varakahju põhjustel, mida ma olen välja toonud. Praegu töötab ta kõvasti. Ta teeb jätkuvalt seda, mida ta peab tegema, kuid see ei muuda seda ohtu. Pidage meeles, et kogukonda teeb murelikuks risk, ohtlikkus. Kogukonda läheb suurel määral korda ka see, mis juhtub Preili Kaiseriga. Ohtlikkuse lõplik kindlaksmääramine nõuab hoolikat tasakaalustamist ühiskonna huvide vahel, kaitsta end kahjuliku käitumise eest ning õigeks mõistetud isikuvabaduse ja autonoomia huvide vahel. See ongi tasakaal, kuid tasakaal seisneb avalikkuse huvis olla kaitstud kahjuliku käitumise eest. Nendes tingimustes on see kohus veendunud, et kaalukaus kaldub avalikkuse kasuks ning see toimub selgete ja veenvate tõendite alusel. Seega selles küsimuses, pärast kogu usaldusväärse tõendi ärakuulamist, mis minu hinnangul oli nii riigi kui ka kaitse poolt väga hästi esitatud, olen veendunud, et avaldus tuleks tagasi lükata. Kuigi Morgani tingimisi vabastamine praegu tagasi lükatakse, jätab kohtunik ukse avatuks. Tal on võimalik 6 kuu pärast uuesti vabastamist taotleda. 6. jaanuaril 2025 naaseb Morgan kohtusse järjekordsele istungile. Aga kas 9 kuud võib tõesti nii palju muuta? Praegusel hetkel toetan tema tingimisi vabastamise taotlust. Konkreetsemalt öeldes ei usu ma, et ta praegu kujutaks endast olulist ohtu iseendale, teistele või põhjustaks olulist varakahju. Kaitsvateks teguriteks on tema intellektuaalsed ressursid ja probleemide lahendamise võime. Tal on paranenud toimetulekuoskused stressi juhtimiseks, mida ta on arendanud ja täiustanud tänu aastate pikkusele ravile ning Winnebago ravimeeskonna abile. Tema eneseregulatsiooni, sealhulgas emotsionaalse eneseregulatsiooni võime on tõendatult paranenud. Seega stressi juhtimine asutuses, sageduse vähenemine, fantaasia kasutamine või kasutada. Ma ütleksin, et toimetulekuks kasutab ta fantaasiat või tõmbub endasse. Ja tal on ka väljendatud motivatsioon edaspidi teadlikult kujundada prosotsiaalset elukäiku. Tema koostöövalmidus asutuses on märkimisväärne nii ravimite võtmise kui ka raviga. Tal ei ole asutuses käitumise juhtimisega seotud probleeme. Ta ei ole olnud vägivaldne teiste ega iseenda suhtes. Kõik need asjaolud viitavad sellele, et ta on praegu tingimisi vabastamiseks valmis. Kas teie arvates muudab seda seetõttu vähem ohtlikuks? See muudaks Preili Kaiseri vähem ohtlikuks, kui talle antakse võimalus kolida rühmakodusse ja areneda isiksusena.
ma ei usu, et temast saab teistele inimestele ohtlik, olenemata sellest, kas ta on Winnebagos või mitte. Ma arvan, et aja jooksul on siiski oht, et kui ta on piiratud sellega, mida Winnebago talle pakkuda suudab, siis ma kujutan ette, et mingil hetkel võib ta muutuda lootusetuks ja potentsiaalselt muutuda ohuks iseendale. Nii et jah, võib-olla iroonilisel kombel arvan ma, et ta oleks väljaspool Winnebagot turvalisem. Pärast seda, kui kohtunik vaatab üle selle uue tunnistuse ja Morgani hinnangud, on seekord tulemus hoopis teissugune. Nii et kui ma vaatan läbi kõik aruanded ja asjaolud, olen ma veendunud. Antud olukorras annab kohus loa vabastamiseks, olen ma veendunud selgete ja veenmate tõendite põhjal, et praegustes tingimustes ei kujuta proua Kaiser endast olulist kehavigastust ohtu ei iseendale ega teistele, ega ka tõsise varakahju ohtu. Nüüd, kui ma selle järelduse teen, võtan ma arvesse toimunut. Ma võtan arvesse seda, kui ohtlik oli juhtunu 2014 aastal. Ma võtan siiski arvesse ka seda, mis on pärast seda juhtunud, eriti viimase 6 kuu jooksul. Ma võtan arvesse arvamusi. Arvestaid arvamusi. Aga eriti oluline on olnud, ja see on olnud tähtis analüüs kohtu jaoks, nagu Randalli otsuses öeldakse. Lõplik ohtlikkuse määramine nõuab hoolikat tasakaalustamist, ühiskonna huvi kaitsta end kahjuliku käitumise eest ja õigeks mõistetud isiku huvi, isikliku vabaduse ja autonoomia vastu. Vaadates Randalli juhtumit ning seda, mis Randallis juhtus ja millised olid Randalli asjaolud, kui ma võrdlen Randallit Kaiseriga, siis tõepoolest on olemas selles juhtumis, Randalli juhtumis, on järelevalve all vabastamise tagasilükkamise põhjendusest tohutu erinevus võrreldes selle asjaga. Kui ma kaalun seda ohtlikkuse mõistet ja tulen tagasi selle juurde, mis juhtus ja milline on olnud areng, siis Preili Kaiser ei kuulu samasse kategooriasse nagu härra Randall, kui ta taotles vabastamist ja see taotlus tagasi lükati. Seega selles osas rahuldan ma taotluse. Nõnda on otsustatud. Kuigi kohtunik annab Morgani vabastamiseks loa, ei saa ta lihtsalt kohtusaalist välja jalutada. Riiklikud vaimse tervise eksperdid peavad koostama vabastamiskava, kus ta viibima hakkab. Erinevalt Anissast ei sisalda Morgani vabastamiskava koju pere juurde naasmist. Selle asemel peab ta elama grupikodus. Morgani ja tema kaitsja jaoks on see siiski võit. Ma olen väga kindel, et Morganil läheb hästi. Ma mõtlen muidugi. See on nüüd tema enda teha, et ta tegeleks oma probleemidega ja võtaks seda tõsiselt. Meie saame teha ainult nii palju ja loomulikult pole meil kunagi kristallkuuli. Tal on õigus, keegi ei saa tulevikku ennustada, kuid 2025 aasta novembris saavad tema sõnad hoopis teise tähenduse. Helistan ühe oma elaniku pärast. Olgu. Ta lahkus eile õhtul ja võttis ära oma GPS jälgimisseadme, Pahklu jälgija, mis tal oli. Olgu, ja mis on tema ees- ja perekonna nimi? Morgan Kaiser. See on õudusunenägu. Ma mäletan, kui see uudis tuli ja ma mõtlesin kohe Peytoni ja tema pere peale. Aastaid kartsid nad, et midagi sellist võib juhtuda. Nüüd elavad nad läbi oma suurimaid hirme. Kõneleja Morgani grupikodust avaldab, et oli palju vanem sõber, kes tahtis tihti Morganit külastada. See sõprus hakkas tekitama muret ja nende kahtlused osutusid õigeks. Hei, kutid. Hei. Kutid. Ei, kahjuks ei tohi siin taga olla. Lähme välja hängima. Ma usun, et Robinsi politseijaoskonnas saate te nende foajees magada. Ei, meiega on kõik korras. Me lihtsalt liigume ringi. Nes? Me lihtsalt liigume ringi. Olgu. Aitäh, ma hindan seda. Vabandust, et teid tülitasin. Olgu, ma hindan, et te mõistvalt suhtute. Suur aitäh! Te vaatate kehakaamera videot politseinikelt Bozenis, Illinoisis. Morgan ja tema sõber on veokipeatuses, praktiliselt lõksus, kuna neil sai raha otsa. Kust te pärit olete? Kust te tulete? Olgu, me oleme programmis nii sees. Lõunasalve, tere! Kui kaugel see on? Mitte nii kaugel, me ei ela kusagil. Meil on täna õhtul kõik hästi. Ma lihtsalt tahan veenduda, et teil oleks soe.
meiega on kõik korras. muidugi. tere! Nii et... Ma hindan seda. Pole probleemi. Ma lihtsalt tahan olla kindel, et keegi aitab teid tänavale paigutada. Ei, me oleme väljas. Kui vana sa oled? Ma olen 23-aastane. Minu 3, eks me näe, ta ütles. Kuidas ta? Olgu? Mul ei ole isik tõendavat dokumenti kaasas. Outside. Olgu, anna talle oma nimi ja sünnikuupäev, sest me peame lihtsalt veenduma, et oled see, kelleks end nimetad. Sa ütled, et oled see, okei? Sa ei ole kadunud või midagi sellist, eks? Okei. Suurepärane. Pole probleemi. Aitäh, et eristasid. Aitäh, et eristasid. Okei. Mis su perekonna nimi on? Ma ei tea, miks ma pean seda tegema. Sest ma ei usu, et sa oled kakstene. Ol. Täpselt nii. Okei. Need on siin kõned iga kõne eest. Ole lihtsalt aus. Ma tahan veenduda, et sa ei ole kadunud. Kui sa ei ole kadunud, võid edasi minna. Sa oled kuskilt kadunud. Anna mulle lihtsalt oma nimi ja sünnikuupäev ning sa võid edasi minna. Ma olen 19. Ma olen 19. 19. 19. 19. Sa oled ikkagi täiskasvanud. Nii et jah, mis su perekonna nimi on? Tead mis? Ma ei taha sulle oma nime öelda. Olgu, siis me peame sind kinni pidama. Me läheme ja võtame sinu isikut tõendava dokumenti. Me hoiame sinu isikut tõendavat dokumenti jaoskonnas. Nii et sa ei taha ametnikku takistada. Anna mulle oma. Nimi? Jah. Sünni. Sa ei ole ju mõrvapärast aru otsitavaks. Õige. Siis ei tohiks olla mingi probleemi. Okei. Sa teed selle suurema asja. Mis su perekonna nimi on? Grace. Kuidas seda kirjutatakse? I-E-S. I-E-S. Ei, G-R-I-E. Olgu. G-R-I-E-S. Mis su eesnimi on? Stephanie. Nii et Stefani. Stefani, ütle mun oma õige nimi. Olgu. Sest kui ta tagasi tuleb, siis ei tööta te failiga ja ma loodan, et ta ei tule. See tähendab, et te mõlemad valetate. Ma viin teid mõlemad sõrmejälgi andma. Olgu, ärge sundige meid seda veiki tegema. Me lihtsalt tahame teid teele saata. Ei, te ei saa. Kas teid otsitakse millegi pärast? Laps ei ole abielus. Miks sa oma nime varjad, ma ei saa aru? Lõpuks Morgan tunnistab üles. Ta annab politseinikele oma nime, ilmselt teades, et tema väike vabaduse hetk on lõppenud. Olgu. Nii et Morgan on sinu eesnimeks? Jaa. G-E-Y-S-E-R-E-I. Lase mul hüvasti jätta. Olgu, me teeme seda. Ma ei näe teda enam kunagi. Jah, sa näed küll. Ei, ma ei näe. 3014. Sest ma tegin midagi halba. Lase mul hüvasti jätta. Me laseme sul hüvasti jätta, aga oota veel, kuni me lõpuks aru saame, mis toimub. Olgu, ma luban, et lasen sul hüvasti jätta. Ükskõik, mida ma ka ei teinud. Jah, ükskõik mida. Perekonna nimi, see on minu sõna. Eks? Sa oled minuga aus. Ma olen aus. See on minu nimi. Usu mind. Ma ei tahtnud seda sulle anda. Sa näed kohe, miks. Aga tema ei teadnud minu nime. Tõsta käsi üles. Sa ütlesid, et ma võin oma nime öelda. Ma luban sul seda teha. Kas te lähete samasse kohta, okei? Ma luban, et ta ei teadnud. Okei. Jah, meil on väike probleem. Vabandust. Mul on nii kahju. Vabandust. Mul on nii kahju. Mul on... Jumal küll, mul on nii kahju. Mul on nii kahju, Jumal. Mul on nii kahju. On raske vaadata, kuidas sa mind jätad. Mul on nii kahju.
ma soovin, et ma poleks seda teinud. Hästi. Hästi, kallis. Morgan ei saa tagasi oma rühmakodusse minna. Ta arreteeritakse ja viiakse tagasi politseivahi alla. 2025 aasta detsembris tühistatakse Morgani tingimuslik vabastamine ja ta saadetakse tagasi Winnebago vaimse tervise asutusse, kus ta selle salvestuse ajal endiselt viibib. Mis puudutab Anissa Weierit, siis tema elab endiselt oma isa juures tingimusliku vabastuse alusel. Ja loomulikult ei saa oma seda osa lõpetada ilma rääkimata Peyton Lautnerist. Tüdrukust, kes jäi ellu ja ületas nii palju raskusi. Ta elab nüüd eraklikku elu, kuid kus iganes ta ka poleks, loodame, et ta teeb kõike, millest ta kunagi unistanud on. Aitäh, et olite minuga selles osas kaasas. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume siin taas järgmisel nädalal uue naiskurjategija looga.